Meie eelmises osas keskendusime me emotsionaalsetele faktoritele korteri müügihinna määramisel. Tänases ja ka meie kõige viimases osas vaatame just neid argumente, mis tulenevad inimeste vajadustest. Head vaatamist! Pean oma korteri müügis saama 45 000 eurot, sest vaadake, mul on laenuaeg 30 000 eurot ja nii jääb mul natukene raha järgi uue korteri sissemaksuks. Kahjuks ei saa müügihinda määrata soovide vajaduste järgi. Müügihinna määramisel tuleb tugineda reaalsetele tehingutele ja turuolukorrale. Kui 45 000 eurot on õige turuhind, siis leiame teile mõistliku aja jooksul kindlasti ostja. Kui turuhind on soovitud müügihinnast madalam, siis soovitame leida mõne muu lahenduse või müügiplaanist hetkel loobuda. Mul on 4-toaline korter 80-ndatel ehitatud majas ning ma soovin osta 2-toalist päris uude majja. Kas nii saab korraldada? Soovide või vajaduste järgi müügihinna määramine ei vii alati soovitud tulemuseni. Paraku on hetkel turuolukorras uusarenduste ja vanema kinnisvara hinnavahed suured. Need võivad erineda umbes 3% võrra. Sõltuvalt arenduse asukohast võib juhtuda nii, et vanema 4-toalise korteri müügist tulevatest vahenditest ei piisa uude majja 2-toalise korteri ostuks. Minul ei ole müügiga üldse kiiret. Me võiksime pakkumist alustada märksa kõrgema hinnaga. Kindlasti ei toeta turg hinnaga katsetamist, sest ostjad on kinnisvara hindadega päris hästi kursis. Kui alustada pakkumist oluliselt kõrgema hinnaga, siis võib juhtuda, et pakkumine ei jõua potentsiaalsete ostjateni. Ostuhuvilised kasutavad portaalides erinevaid filtreid, et leida endale parim pakkumine. Hind on üks peamisi parameetreid, mis lisaks tovalisusele, suurusele, seisukorrale ja asukohale paika pannakse. Kui otsustate siiski alustada kõrgema hinnaga, siis peate arvestama, et kaotate aega ja hilisemad hinnamuudatused võivad tekitada ostjates rida küsimusi ja segadust.